Kell on 8:35 ja aeg on jõudnud kätte teha siis natukene juttu nädala tegijaga, kelleks sel nädalal on Uruguay jalgpallimängija Luis Suarez, kes siis sai mõned päevad tagasi hakkama sellise vembuga, et nimelt ta hammustas siis Itaalia koondise jalgpallurit õlast ja eile siis jõudis meieni uudis, et ta sai ka 9-mängulise võistluskeelu. Õnneks mees on meil liinil ja räägib sulaselges eesti keeles, et saamegi kohe öelda tere hommikust. Tere hommikust. Kas olete hommikusöök juba jõudnud süüa ka? Käisin hotellirestoranis küll ja jõudnud söök ära oodata, ampsasin kelnerit käest ja kõht on täis. Meeldiv kuulda. Nüüd eile jõudis meieni uudis, et pärast seda vahejuhtumit olete siis 9 mängu sunnitud vahele jätma, kui naasete väljakule mõne aja pärast. On siis plaanis hakata korralikuks jalgpalluriks nagu kõik teised või ikkagi väljakul hakata edaspidi ka hammustama? No vähemalt nüüd on mul 9 mängu pausi ajal korralikult aega otsida mingi normaalne söögikoht ja endal kõht täis süüa, et siiamaani ausalt öelda on igal pool väga raske, et mul on teatud sellised sümptomid, et ma ikkagi pean sööma siis, kui ma tahan süüa ja kui ma kõiki asju ei saa süüa, mul on allergia väga paljude asjade vastu. No jaa. Ja olen tähele pannud, et mõned asjad, mida mulle lihtsalt meeldib süüa, et siis inimesed pahandavad selle peale. Näiteks ükskord ma sõitsin trammiga seal Uruguayst Paraguaysse ja tekkis, ei olnud eriti inimesi ka, ei tahtnud neid nagu süüa, et see toru, millest inimesed kinni hoiavad, et võtsin sealt suure tüki, aga siis ta nagu tuli lahti sealt ja siis need 2 inimest, kes sealt kinni hoidsid, need kukkusid ja oli jälle suht jama käes. No te klubi jalgpalli mängite Inglismaal Liverpoolis. Kas seal olete leidnud mõne sellise toidukoha, kus saate midagi hamba alla, nii et ei pea inimesi tänaval või siis jalgpalliväljakul hammustama? No ühe korra hammustasin seal ka, aga mul nüüd on tehtud selline diil meie jalgpalliklubi omanikega, et iga kord enne mängu, siis enne jalgpalliõhtut, siis ma lähen ja siis nagu ei ole vaja seda muru ajada, vaid lähen näksin muru, ajan nagu muru ära, et seal tasaseks enne mängu ka, et siis ma saan korralikult kõhu täis ja muru nagu on hea seedimisele ka, et siis ei, aga kuna seal Brasiilias jälle on ikka, et meil siin on omad FIFA mingisugused seadused ja asjad, et seal ei lasta mul seda muru näksida nii väga ja nüüd tänapäeval kohtunikud joonistavad selle vahuga sinna asju peale ka ja ausalt paar ampsu olen võtnud sealt. Pole suurem asi? Sealt nurgalöögi selle juurest, aga nad on sellega ei ole suurem asi, et see on täitsa ära rikkud selle muru maitse ja väga paljudes kohtades on ka kunstmuru, et see ei ole ka hea. No paljud raadiokuulajad on helistanud siin praegu intervjuu ajal ja olen jõudnud nendega vestelda, et küsivad nad, miks just õlast, et hammustasite siin õlast, et kas äkki ei ole näiteks nagu ütleme kana puhul, et võib-olla et kõhu alt võib-olla magusamad ampsud tulemas? No kus ma seal hakkan siis valima, et kus kohas on ju, et kust ma võtan. Teine võimalus, mida ma olen nagu pikalt silmas pidanud, on nagu kints. Nii? Aga selleks peab ikkagi pikali olema ja siis võib jalaga vastu pead saada valusasti ja siis nagu on ohtlik, et õlg on niisugune mõnus, et kaelast ei võta, see arvatakse, et ma olen vampiir või midagi, et õlg on niisugune mõnus ja või käsi on ju, et käed on suhteliselt jalgpalluril stabiilselt nagu koha peal, et seda ka hea võtta, aga kõige suurem mure nagu on see, et ma ei olegi nagu, ei saanud nagu ikka korralikku ampsu kätte, et ma siin käisin üks päev Mike Tysoniga koos lõunatamas ja tema ikkagi rääkis, et tal on teistsugune ambumus ka, et meil seal Uruguay's on natuke halba ambumus inimest, et ma ei suuda nagu rebida, mul on niisugune rohusööja ambumus rohkem. Ma tahtsingi küsida vilunud intervjueerijana, ma kuulen, et tegelikult Estel natukene susiseb, et kas see on ka äkki selle viimase intsidendiga seotud või ongi teil
ongi teile hambad sellised, et murrate vahel ja siis panete uued nagu teie sõber Maik ja teised poksijad? Ei, see on lihtsalt Uruguay aktsent mul praegu juures, sellepärast susisebki. No ütleme, nagu iga sellise ammustaja käest tavaliselt ikka küsitakse, millised kohad on veel unistuste pagasis, et kust tahaks veel ammustada teisi jalgpallureid? No me teisi jalgpallureid ei tahakski ammustada, tahaks jäähokimängijat ammustada. Nii, ja kust? No võib-olla näiteks selja pealt niimoodi näks teha. Nii. Ja ausalt öeldes on mul nagu mure üldse see ka, et kuna meil nüüd Uruguay's siis ka seadustati kanep, mida ma ka ohtralt teen, et kogu aeg see nälg nagu see kanepi suitsetamine nagu suurendab seda manšise vajadust ja tohutult nagu tahaks rohkem süüa, et ilmselt võib juhtuda see, et järgmistel MM-il isegi võib-olla söön maskoti ära. Miks mitte? Siin on jalgpallimaailma meistrivõistlused on jõudnud nüüd 8-finaalideni. Kellele ise pöialt hoiate? No vot, siin paari sõbraga hoidsime pöialt, aga siis mul tekkis jälle niisugune nälg, et ampsasin need pöidad ära, polegi midagi nüüd enam hoida kellegile. No. Aha. Aga plaanite nüüd sõita kodumaale tagasi või Inglismaale hoopis või koha peal jälgida neid ülejäänud mänge? No nüüd mul tehti nagu uus sari pakuti välja, nagu telesari, mida me hakkame tegema, et Suarezi hampsab mööda maailma ringi. Selline kokandussaade, kus me lähme ja sööme täiesti nagu uskumatuid asju ja põhimõtteliselt nagu Seemi Oliver, aga lihtsalt teistmoodi. Jaa, aga natuke teistmoodi, jah, et seda oliivõli võib-olla nii palju ei pane, et see mulle ei maitse, et võib-olla siin rohkem paneme mingit spordisalvi peale või midagi ja siis proovime. Ja lõpetuseks, kas on oodata poelettidele veel äkki sellelgi suvel selliseid nagu need beef jerky on ja erinevad sellised lihatükikesed, Suarese näks või midagi? Jaa, seal tulevad küll, aga seal sees ei ole nagu lihatükik, seal on lihtsalt täiesti suvaline. See on lihtsalt suvaline, see on mingid asjade tükid, et see on natukene nagu võitleme ka selle prügi vastu, et paneme lihtsalt kogume igast plastmassitükikesi, puutükikesi ja riidetükikesi ja igasuguseid tükikesi, mida on niisama hea nagu lihtsalt närida, et kui närvid läbi on selline stressi, maailma reostuse ja niisugune, ütlem, kulinaaria koostöö sümbioos. Väga meeldib. Ja võib-olla päris lõpetuseks, palju see maksma hakkab siis poodides? Ma arvan, et mingi 18 võib-olla. Selge, aitäh! Aitäh teilegi!